Minu nimi on Henelis, ma õpin Tartu Ülikoolis kirjandust ja kultuuriteadusi, aga enne seda gümnaasiumi ajal osalesin ma noorsooteatri kriitikalaboris üle rambi ning kuna oma vanuse poolest olen ma selle raamatu sihtgrupp, siis mind kutsuti täna seda raamatut tutvustama. Selle raamatu pealkiri on Katkine tüdruk ning selle autor on Kathleen Glasgow. See on tema debüütromaan, mille peategelane on 17-aastane Charlie, kelle senises elus on justkui kõik valesti läinud. Tema isa on surnud ning suhted emaga keerulised, mistõttu viskas ema taga kodust välja. Raamat algab Charlie sattumisest psühhiaatria haiglasse ja tema toimetuleku mehhanism selle kõigega kuidagi hakkama saada on iseendale tahtlikult haiget teha. Psühholoog Ailen Suurtee ütleb selle kohta nii. Enesevigastamine on pealispindne, nähtav osa tema muredest. Enesevigastamine on levinud viis oma tunnetega toime tulla. Mõnikord ka viis tundeid mingilgi moel esile kutsuda. Kui inimesel pole olnud võimalik õppida teisi, ennast mitte kahjustavaid viise, kuidas tunnetega hakkama saada või neid tekitada, võideks endale mõnikord haiget teha. Enesevigastamise all on sageli liiga tugevad, lahendamata emotsioonid. Siiski ei räägi raamat peaasjalikult enesevigastamisest, vaid ka turvaliste lähedussuhete olulisusest ning nende puudumise tagajärgedest, näiteks tänaval elamisest ja erinevatest sõltuvustest. Raamatu jooksul peategelasele kaasa elamine ja nende tunnete iseendast läbilaskmine on paras empaatiatreening. Alguses tundus mulle, et tegelasele, kes iseennast nii vähe armastab, on keeruline kaasa elada, aga tegelikult on ta väga reaalne eeskuju. Ta teeb vahel valesid valikuid ja ta ei ole selline muinasjutulikult kangelaslik tegelane, aga raamatu lõpuks saan ma lugejana aru, miks ta selliseid valikuid teeb. Raamat avab teemasid, millest on raske rääkida. Teemasid, millest on keeruline aru saada, kui nendest pealiskaudselt räägitakse. Ka raamatus on konflikte, kus keegi Charlie arme nähes endast välja läheb, sest ei ole alati lihtne mõista, miks keegi ise endale tahtlikult haiget teeb. Uuringute kohaselt ei räägi suurem osa enesevigastajatest sellest kellelegi. Mida keerulisem on neid inimesi enda kõrval märgata, veel vähem neid mõista. Keegi ei tea, palju on Eestis noori, kes ise ennast vigastavad. Eriti teravalt mõjubki see raamatust praegusel ajal, mil sugugi mitte igaüks ei mõista, miks noortel on vaja ligipääsu psühholoogi abile. Peamine põhjus, miks see raamat mind just noorte raamatuna kõnetas, ongi see, et autor ei alahinda noort lugejat. Autor saab väga hästi aru, et noorel inimesel on elu kohta põhimõtteliselt samad küsimused, mis täiskasvanutelgi. Lihtsalt viis nendele küsimustele vastuste otsimiseks võib olla natuke erinev ja mitte alati. Mind tõesti üllatas, kuidas täiskasvanud autor suudab kuidagi moraliseerivaks muutumata noorte mõttemaailma edasi anda. Autor kirjutas raamatu osaliselt enda kogemusele tuginedes. Pärast seda, kui nägi bussis ühte enesevigastamise armidega tüdrukut, siis kirjutaski ta Charlie'st, et sarnase probleemiga tüdrukud ennast üksinda ei tunneks. Kokkuvõtteks, jah, ma soovitan seda raamatut lugeda. See teema on küll keeruline ja nagu alati sellistest teemadest rääkides, kui sellest kirjutatakse raamat või tehakse sari, siis tekib küsimus, et kuidas sellest rääkida ilma, et see muutuks kuidagi liiga ilusaks või kangelaslikuks. Aga kuna ka raamatu lõpus on välja toodud erinevad kontaktid, erinevad telefoninumbrid, siis selle kohta ma ütleksingi nii, et kui raamatut lugedes keegi siit mingisugused keerulised tunded ära tunneb, siis see võib olla väike märguanne, et on aega abi otsida. Ma olen üleni valge nagu krööni hülge poeg. Mu küünarvarred on paksudes valgetes sidemetes, rasked kui nuiad. Ka reied on paksult kinni seotud. Valge marli piilub välja lühikeste pükste alt, mille õde Ave õdede posti tagant leiukastist välja õngitses. Nagu orb tulin siia ilma riieteta. Nagu orb olin voodi linasse mähitud ja regionaalhaigla ette murule jäise lobjaka ja lumekätte jäetud. Veri läbi lillelise lina immitsemas. Turvamees, kes mind leidis, oli läbi imbunud mentooliga sigarettide ja masinakohvi liisunud lehast. Tema nina sõõrmetest kasvas krässus valgete karvade mets. Ta ütles, sa püha Jumala ema, kuule tüdruk, mis sinuga tehtud on. Ema ei tulnud mulle järele, aga ma mäletan sellest ööst tähti. Need paistsid taeva taustal otse kui sool, nagu oleks keegi sooladoosi väga tumedale kangale ümber ajanud. See nende juhuslik ilu oli mulle oluline. Viimane asi, mida ma võisin enda arvates näha.
enne kui külmal märjal rohul hinge heitsin. Olen ühes toas Luisaga. Luisa on minust vanem ja tema juuksed on nagu punakuldne mühav ookean, mis ta selga mööda alla voolab. Neid on selline kuhi, et tal ei õnnestu neid isegi patsidega, krunnidega, kummidega vaos hoida. Tema juuksed lõhnavad maasikate järele. Ta lõhnab paremini kui ükski tüdruk, keda ma iial kohanud olen. Võiksin teda lõpmatuseni sisse hingata. Kui ma esimest õhtut siin olin ja ta pluusi üles kergitas, et enne magama minekut riideid vahetada, hetk enne seda, kui pöörased juuksed kaitsva keebina tema kehale langesid, nägin ma neid kõiki, viimsed kui üht, ja mul jäi hing kinni. Ta ütles, ära karda, pisike. Ma ei kartnudki. Ma polnud lihtsalt kunagi varem näinud tüdrukut, kel oleks samasugune nahk nagu minul. Kasper ei taha, et me ütleksime rühmas lõikama või lõikumine või põletama või torkama. Ta väidab, et pole vahet, mida sa teed või kuidas sa teed. Kõik on üks ja sama. Sa võid juua, kriipida, metat panna, kokat nuuskida, põletada, lõigata, torgata, raiuda, ripsmeid välja kiskuda või vere välja keppida ja see kõik on üks ja sama. Enese vigastamine. Ta ütleb, kui keegi on sulle haiget teinud või sa tunned ennast tema pärast halvasti või väärtusetult või räpaselt, siis selle asemel, et käituda mõistuspäraselt ja saada aru, et see inimene on sitapea või hullumeelne ja tuleks maha lasta või üles puua ja sina peaksid sellistest heaga eemale hoidma, võtame meie vägivalla enda sisse ja hakkame iseennast süüdistama ja karistama. Ja kui sa hakkad lõikuma või põletama või keppima seepärast, et tunned end nii saastalt ja väärtusetult, hakkab keha imelikul kombel eritama seda räme head kraami, mille nimi on endorfiin. Ja sa saad sellest niisuguse ilge kaifi, et maailm on nagu maailma parima ja kirevaima laada suhkruvett, ainult et verine ja nakkust täis. Aga kõige sitem on see, et kui sa juba enese vigastamisega algust teed, siis ei saa enam kunagi olla nii, et sa ei ole üks ilge väärakas, sest kogu su keha on nüüd armiline ja kõrbenud lahinguväli ning see ei meeldi ühe tüdruku juures mitte kellelegi. Mitte keegi ei armasta seda. Niisiis oleme kõik perses, viimne kui üks, seest ja väljast. Pese, loputa, korda. Sidemed võtab maha päevaõde Vinni. Mehe suured käed on kuresaapas ja metoodilised. Protseduuri toas on jahe ja väga puhas. Paber krõbiseb minu all, kui ma laual istun. Silmitsen pikkade vatitikkudega klaaspurke, alkoholipudeleid, korralikult sildistatud sahtleid. Vinnil on valmis varutud hõbedane kandik, mis on täis kääre, pintsette, tange ja salve. Mees ootab enne, kui hakkab minu käsivartelt sidemeid ära koorima. Tahad kedagi veel siia? Doktor Stinson saab veerand tunni pärast rühmaga ühele poole. Ta peab silmas Kasperit. Ta kingib mulle oma erilise naeratuse, suu kõrvuni, nii et kõik hambad paistavad. Iga hammas on kuldses raamis just kui maal või foto. Mul tekib äkki kiusatus tema säravaid hambaid katsuda. Vinni hakkab naerma. Sulle meeldivad mu ilusad hambad. Niisuguse naeratuse hankimine läks päris palju maksma. Aga see läks ka päris palju maksma, et endale niisugust naeratust hankida. Saad aru? Tahad siis arsti või ei taha? Raputan pead, ei. Jah, õigus jah, sa oled kange tüdruk, Davis. Ta kerib marli sideme ettevaatlikult mõlema käsivarre ümbert lahti. Tõmbab pikad plaastrid mu vasakult käsivarrelt ära. Tõmbab pikad plaastrid mu paremalt käsivarrelt ära. Kostab pehme märg plots, kui ta need metallist prügikorvi viskab. Mu süda hakkab pisut kiiremini lööma. Ma ei vaata veel ennast. Vinni kummardab lähemale, kui haavaklambreid lõiketangidega sikutab ja läbi kaksab. Ta lõhnab ühtaegu siidiselt ja rabedalt, juukseõli ja kohvi järele. Vahin nii pingsalt laetulesid, et silme ette tekivad tumedad pilved. Ühel laetahvlil on neerukujuline plekk, sama värvi kui liiga kaua pannil kuumutatud või. Ega sul valus ei ole, küsib mees. Ma teen nii tasakesi, kui saan, sõps. Kostab veesolinat. Vinni peseb käsi. Tõstan käsivarred üles. Need on pikast sidemete all olekust valkjad ja krimpsus.
Keeran käed ringi ja vaatan punaseid köiesarnaseid arme, mis voolavad kui jõgi minu randmetest küünarnukkideni. Puudutan neid õrnalt. Minni ümiseb laulda. Viisijupp on lõbus ja rütmikas. Olen tema jaoks lihtsalt järjekordne päev, järjekordne kole tüdruk. Okei. Mees hõõrub salvi pihkudesse ja tõstab käed üles. Uute armide alt paistavad vanad. Minu armid on just kui kopratamm. Kobras kuhjab aina uusi oksi ja roikaid vanadele otsa. Noogutan Minnile. Salv on mehe kätel soojaks läinud ja tundub mu naha vastas hea. Kui ma end esimest korda lõikusin, tuli parim koht kõige lõpus. Haava pühkimine vati tupsuga, hoolikas kuivatamine, igapidi uurimine, käsivars kaitsvalt vastu kõhtu surutud, kuss. Ma lõigun sellepärast, et ei tule toime. Niisama lihtne see ongi. Maailm muutub ookeaniks. Ookean uhub minust üle. Veemüha on kurdistav, vesi uputab mu südame. Minu paanika kasvab sama suureks kui planeedid. Mul on vaja kergendust, mul on vaja endale rohkem haiget teha, kui maailm mulle teha saab. Ja hiljem saan ma ennast lohutada. Kuss. Kasper ütles meile, see on loogika vastane, eks ole, et sul on siis parem olla, kui sa endale haiget teed. Et ise endale valu tegemine vabastab sind valust. Probleem tuleb pärast.